Midagi teeks mul paremat meelt, kui lastefondi ei oleks olemas. Ja sellega ma mõtlen, et lastefondi ei oleks vaja. Kahjuks meie ühiskond on selles arengufaasis, kus me ei suuda oma kõige nõrgemad ja väiksemaid lapsi aidata. Ametliku logo kõrval on meil ka mitteametlik, ehk siis täites lünki aastast 2000 ja täpselt neid lünki me siis täidame. Kõige suurema kivi sellesse vundamenti pani tol ajal Olaridaal. See lõpuks alguses kokku lõpetud, et meil ei ole nõukogus mitte ühtegi meditsiinitaustaga inimest. Fondis on väga erineva taustaga inimesi, et see ongi selle fondi rikkus tegelikult. Keegi tunneb kedagi, kes tunneb kedagi, kes tunneb kedagi. Ja heade inimeste omavahelise suhtluse tulemusel see algne asutajate ring niimoodi kokku sai, et lihtsalt otsiti üles inimesed, kes tundusid olevat initsiatiivikad, kellel oli midagi panustada, kellel siis aega, kellel kogemusi, kellel natukene raha. Nõukogu esimehe Jaan Keldri tegelikult soovisin ka mina. Lastefond on olnud aus ja avatud kogu aeg. Kvaliteet, usaldusväärsus ja headus. See fond on nii elujõuline, nii tuntud ja tegijad. Ma pean seda lastefondi niisugust ühiskonda harivat ja empaatiale nagu ruumi tegevat rolli hästi oluliseks. Ma olin äärmisel juhul nõus nõukogu liikmeks astuma, kindlasti mitte nõukogu esimees olema, aga siis juba pandi neid fakti. Ja idee oligi see, et lihtsalt võimendada teatud inimeste häält lihtsalt. Ja mina ka leidsin esimese tegevjuhi. Ja nii alustasimegi siis vastsündinute osakonna toetamisest päris nullist pihta. Iga inimese kohustus ühiskonnas nõrgemaid toetada. Me hakkasime nende üksikute lugude kaudu tegelikult seda tervishoiupoliitikat tervikuna mõjutama just laste tervise osas. Ja see põhimõte oli hästi lihtne. Iga laps on väärtus. Olgu see haigus, mis temaga kaasas käib või puue, kui tahes unikaalne, kui tahes üksik, kõik tuleb terveks ravida, neid on nii vähe. See oli absoluutne fundamentaalne põhimõte, mille osas lastefond on tänaseni kindlaks jäänud. Kes juhib fondi, selle nägu see fond on, sellepärast et see lihtsalt nii on, et see on sinu enda huvi ja siis sa tahad nii-öelda kaasata nagu tõmmata fondiga selle sisse või. Otseselt seotud lastefondi algatatud kogemusnõustamise projektiga. Täna tundest arstide vastu tahaksin ma seda tõesti teha. Ja tegelikult kandideerisin projektijuht tegevjuht töökohale. Ma ei mäleta, kas ma üldse teadsin, mis asi on lastefond. Aga mulle see teema nii väga meeldis. Et kui ma täna mõtlen selle peale, siis ma arvan, et ma üldse ei saanud aru, mis asja ma vastu võtsin. Et oma arust ma ilmselt sellel ajal ikkagi sain aru, aga kui ma täna tagasi vaatan, siis ma ei saanud ikka üldse midagi aru. Oleks teadnud, et mida see töö endas kätkeb, siis ma ei oleks kunagi seda vastu võtnud. Mina tunnen oma töös hästi palju tuge vabatahtlikest, et mul on hea meel, et ma olen vabatahtlike seast välja kasvanud ja ma väga tihti sellistel rasketel hetkedel tunnen, et nemad on mu kindel seljatakune ja kalju, kelle peale ma saan alati loota, kes on valmis lohutama või siis pakkuma mingeid häid lahendusi. Nemad teevad seda tööd vabatahtlikult ja lihtsalt oma heast, soojast südamest, et selles mõttes minu meelest see on hindamatu väärtus. Üks peamisi selliseid suuri trumpe, mis sellel fondil on. Iga vabatahtlik toob juurde püsiannetajaid, sponsoreid oma perekonnast, perekonna tuttavate kuskil ükskõik, mis seltskonnast ta räägib sellest fondist, siis igal pool tuleb seda võrgustik ainult juurde. See on nii ennast salgav ülesanne, et seda teha, aga seda tuleb ka juhtida ja ei tohi unustada, et kui seda teha, siis peab ka
tore olema. Kui ei ole, kui see on ainult piin ja vaev, siis keegi teeks seda 15 aastat järjest ja väga hea meelega. Nõukogu on vabatahtlik, aga me võime küll häid ideid anda, aga me ei jõua igale poole päris kindlasti mitte. Nõukogu võib leida ka rahalisi sponsoreid, aga sellest, uskuge mind, ei ole ainult abi. Ikkagi on vaja seda särasilmset inimest, kes selle töö ära teeb. Samas nii palju raha meil kindlasti ei ole, et me suudaks palgata nii palju inimesi. Ja see olekski ebaefektiivne ühel hetkel, et lihtsalt ühiskonnas tuleb leida need õiged inimesed. Ja need on väga suure hingaga inimesed, kes seda teevad. Küllike vist ikkagi esitas meid Sandraga siis aasta vabatahtliku kandidaadiks. Kui me olime ka veel fondist nii vähe olnud, aga ju siis see, mis me selle aasta jooksul tegime, just need vabatahtlikud ja kõik lastefondi selline tugi tuligi, oligi siis see meie töö. Lastefondi käekäik selle 15 aasta jooksul kattub üks ühele Eesti ühiskonna arenguga selle aja jooksul. Me oleme ühiskonna peegliks ja see pilt läheb järjest ilusamaks. Ta ei ole küll võlupeegel, ta on päris peegel, aga ta näitab märksa kenamat pilti kui 15 aastat tagasi. Ja tegelikult jõuame ka rohkem neid lünki vähendada, mis enam ei vaja täitmist, et me saame suunata riiki ja parandada neid auke, et järgmine abivaja ei komistaks sama augu otsa. Usaldus on number 1 heategevuses. Usaldust ei ole, siis tegevus hääbub. Ma ei ole leidnud mitte ühtegi heategevusorganisatsiooni, kes nii efektiivselt kasutab oma raha. Üks asi, mis on nagu üles ehitatud 15 aasta jooksul, et me oleme oma annetajate usalduse võitnud ja loodame, et järgmisel 15 aastal suudame seda hoida. Et temas peaks säilima ikkagi see ehedus. Mul on nii suured mõtted, et ma ei julge neist rääkida. Sellepärast, et ma pean selle enne kooskõlastama nõukoguga ja ma ei tea, kas nad on nõus sellega või ei ole. Ma näen küll, et lastefond peaks olema ja võiks olla kõige suurim ja tugevam ja eeskujuks teistele. Ma arvan, et 15 aasta pärast Tartu Ülikooli lasteklinikumi lastefond teeb juba koostööd teiste Põhjamaade lastefondidega. Ma usun, et meid sellesse väärikasse perre mitte ei võeta, vaid kutsutakse. Väga professionaalne, usaldusväärne, suur ja jõukas. Ja me lastefondiga kindlasti nende ustavateks teenindajateks jääme ka nii lähi- kui kaugemas tulevikus. Ma arvan, et meil on kuskil 800 ja 1000 vahel püsiannetajad, aga 3 aasta jooksul, kui see 1000 kätte tuleb, siis mina ütleks, et see eesmärk peaks olema 10 000. Rahalises mõttes kindlasti me loodame 15 aasta jooksul jõuda sellise numbrini, et meie aastane selline tulu ja ka toetusnumber on 7-kohaline, kui me sel ajal ikka veel eurodes arveldame. Me oleme 15 aasta pärast samamoodi vähemasti üks Eesti juhtivaid heategevusorganisatsioone, kes reaalselt suudabki aidata lapsi ja peresid ka igal pool Eestis, ka kõige kaugemates nurkades. Sinna, kuhu võib-olla riigi käsi igal hetkel ei ulatu. Abi saanud laste nimekiri võiks olla näiteks 30 meetri pikkune. Püsiannetajad ja rohkem ja igaüks oma jõu kohaselt. See on minu unistus lastefondiga.